Tere taas! Täna on meil siis järjekordne huvitav päev ja me teeme sellise huvitava võrdluse, mida me oleme ka pikalt lubanud ja mis on meil ka olnud pikalt plaanis. Nimelt võrdleme 3 autot, 3 luksusklassi kupeed. Ja need autod on pärit eelmise sajandi 70. aastatest ja autodeks on Mercedes 280 SLC, Fiat 130 Coupe ja Jaguar XJS. Ja ma natuke ka räägin igast autost põgusalt lähemalt. SLC Mercedes, et seda toodeti aastatel 71–81, Fiat 130 Coupe'd 71–77 ja XJS läks tootmisse aastal 75, kuid püsis tootmises lausa 21 aastat ehk kuni aastani 1996. Alustame siis võrdlust antud autoga, milleks on Mercedes 280 SLC. Ootamas on meid Fiat 130 Coupe ja Jaguar XJS. Nii, et räägime siis natuke lähemalt antud Mercedes mudelist. Selles mõttes on huvitav, SLC on huvitav mudel Mercedes ajaloos, et kui rääkida luksuskupeedest, siis on traditsiooniks see, et Mercedes on võtnud nende aluseks S-klassi Mercedese. Kuid antud juhul on tegu mudeliga, mis jagab põhja SL Mercedesega. Et mõlemad autod on siis pärit põlvkonnast, mis kannab nime 107, SLC Coupe mudel C107 ja SL kui lahtine auto R107. Ja lihtsalt mainin ära olulise fakti, et kui SLC tootmine lõppes aastal 81, siis SL püsis tootmises kuni aastani 89. Ja põhjus on väga lihtne, et kui 72. aastal tuli turule järjekord S-klassi Mercedes V116, siis selle puhul ei olnud Coupe mudelit, vaid selles turusektoris esindas SLC Mercedese marki. Kuid kui tuli 116 kerega S-klassi järglane turule V126, siis aastal 81 tuli turule ka antud auto Coupe mudel, mida siis tuntakse kui 126 SEK. Ja see mudel vahetaski välja antud SLC mudeli. Ja SLC puhul oli tegelikult mudeli valik päris lai. Et oli olemas mudel 280 SLC, nii nagu meil on, millel oli 2,8 liitrine rida 6 mootor. Lisaks olid saadaval ka V8 mootorid, ehk siis mudelid 350 SLC, 450 SLC. Mingi hetk tuli turule ka 500 SLC ja oli olemas ka 380 SLC. SL-ide puhul oli veel laiem valik ja seal oli veel saada 300 SL, 420 SL, 560 SL. Ma loodan, et midagi ma nüüd ära ei unustanud, aga midagi juurde siin ei luuletanud. Aga jah, et kuna SLC tootmine lõppes varem ära, siis päris mitmeid mootoreid antud mudel ei saanudki. Meie konkreetne auto on siis, nagu nimeski võib järeldada, 2,8 mootoriga ja manuaalkastiga. Ja antud autol on isegi võib-olla omamoodi huvitav variant kasti näol, sest tegu on 4-käigulise manuaalkastiga, aga saada oli siis ka antud mudelit 5-käigulise manuaalkastina ja ka automaatkastina. Et ma igaks juhuks ühe olulise asja jälle märgin ära, et kellelgi ei tekiks siin nüüd küsimus, et kas siis on antud võrdlus aus, kui meil on rida 6 mootoriga manuaalkastiga SLC, aga samas on meil XJS, millel on meil 5,3 liitri V12 mootor. Siis ma ütlen lihtsalt seda, et kui kes on meie neid videosi vaadanud ja kursis tegelikult meil on olemas ka antud põlvkonna 560 SL mudel, millel on siis kõige suurem mootor, 5,6 liitri V8 ja on ka nii-öelda lõpuotsa mudel. Nii et tegelikult, et kuigi ma praegu sõidan selle autoga, kui tegu on Coupe'ga, siis ma nagu öeldakse, ma võtan kaasa ka need teadmised, mis on mul selle 560 SL mudeliga, et asi oleks võimalikult aus. Ja isegi Jaaguri puhul rääkides, et olen varasemalt ise sõitnud, kokku puutunud rida 6 mootoriga, XJS-iga
ehk siis ma nii-öelda lisan ka need teadmised antud võrdlusesse, et tegelikult et kõik oleks aus ja kellelgi ei tehtaks ülekohut. Kuidas siis SLC sõidab? SLC sõidab hästi. Ma ütleks niimoodi, et kõik, kes on kokku puutunud vanemate Mercedestega, et nende jaoks on siin seda nii-öelda äratundmisrõõmu päris palju. SLC, ta ei ole otseselt nagu mugav, et ta on loomulikult mugav auto, aga see mugavus ei tule kohe esile siis nii-öelda läbi pehme vedrustuse, et sellist nagu mõnusat tõotsumist siin eriti pole. Noh, nüüd võiks tekkida küsimus, et kas siis on mündi teiseks küljeks sportlik juhitavus, siis ma ütleks pigem ka mitte. Et loomulikult püsib hästi teel, mingi hetk me läheme otsima natuke ka kurve, aga ei ole mingi sportautoga tegu, eriti seetõttu, et SLC on natukene pikem kui SL. Kuna SL mudeli teljepäev on lühem, siis on loomulik, et pikema teljepäevaga SLC istub teel kuidagi natukene, ütleme, stabiilsemalt ja see sõidu mulje kogemus on natuke erinev. Ma tuletan ka endale hetke siin meelde ühe toreda sõidukogemuse. Tegu oli siis mudeliga 280 SL ehk siis Cabrio ja antud autol oli ka 2,8 liitri mootor, kuigi 5 kast. Ja ma ikkagi tegin nagu nalja, ütlesin, et sõidab peaaegu nagu Mazda MX-5. Aga tõesti, see auto sõitis kuidagi vahetult, käiguvahetus oli mõnus, auto oli niuke, ma ei saaks öelda, et väga sportlik, aga kuidagi tõesti niuke nagu, et väga rapsakas. Et selles mõttes siin nagu selle SLC-ga on natuke teistsugune kogemus, nimelt, et kuna auto tundub suurem ja ka see 4 kast, et siin on võib-olla tuleb ka natuke see osa esile, et see võib-olla mootori pöördud, kõik see asi nagu mängib teistmoodi välja. Et SLC jah, pigem on selline, nagu olema peabki. Pikama sõidu auto, mugav, rahulik. Nii, et näitame ka siis meie kaunist SLC Mercedest väljast. Ja nagu mainitud sai, siis SLC-l on võrreldes SL-iga pikem teljevahe, mis tegelikult annab selle auto sihvakusele väga palju juurde. Ja eks see põhjus on muidugi see, et taheti, et auto oleks 4-istmeline, et kõigil oleks autos mugav. Ma muidugi siiski teen jutuks ühe detaili, et räägin ka sellest C-piilari piirkonnast, kuna tollal, kus auto tuli turule, eks ka hiljem, on oldud natuke kriitiline selle osas, kas see ikka oli nüüd kõige parem lahendus antud auto puhul või oleks võinud siin olla midagi muud ja paremat. Tegelikult selle põhjus oli väga lihtne. Et nagu mainitud sai, pidi olema auto 4-kohaline, aga samas tähendas seda, et katus on pikk. Nüüd küsimus oli selles, et kui meil oleks olnud siin suur aken ja Mercedes on alati tahtnud, et tema kupeedel puuduks fikseeritud veepiilar ja kõik aknad saaks täiesti alla lasta, tekib niisugune avar tunne, siis ei oleks see suur aken mitte kuidagi mahtunud ära siia sisse, kui ta oleks täiesti alla lastud. Et olid mingid variandid, võib-olla saaks seda mingi nurga all keerata, aga see olevat olnud nii keeruline, et arvati, et sellest head nahka ei tule. Ja siis tekkiski mõte, et tehakse niinimetatud väike pettemanööver, et jääks ikka niisugune avar mulje aknast kui sellisest, aga tegelikult avatav osa on siis ainult see väike. Ja me lähme ka teise poole autot, ma kohe näitan, mis me silmas peame. Ja siis ma näitan, siis on nüüd põhimõtteliselt on avatud nii-öelda mõlemad küljeklaasid. Ja tõesti, siin on see super luks. Ja siis lähme korra kaamerast lähemale. Siit on tegelikult näha, et siin peal on ka klaas. Seda kuskile liigutada ei saa, aga läbi siis nende nii-öelda ribade tuleb valgus. Et selline huvitav lahendus. Et nagu öeldakse, elus tuleb teha vahest kompromisse ja see oli antud kompromiss ja tegelikult on see päris hea lahendus ja mulle isiklikult meeldib, annab juurde autole isikupära. Aga räägime natuke siis SLC interjöörist. Tegelikult samuti
nagu välisdisaini puhul on ka siin märgata seda, et Mercedese puhul kehtib põhimõte, et nagu inglise keeles form follows the function ehk siis võib-olla tõlkes kuju lähtub funktsioonist. Siis on ka kõik siin niisugune, kuidas ma nüüd ütlen, ma ei tahaks öelda range või tõsine, aga kõik on nagu, tundub, et nagu teaduslikult paika pandud ja pigem disainer on olnud see, kes on siis pidanud lähtuma sellest eesmärgist. Kõik see, mis on olulises kohas ja kõik see, mis ei ole oluline, et seda siin autos üldse ei leiagi. Ma siis võib-olla käin üle ka mõned detailid, et mis meil siin on. Meil on siin kihvtid istmed, ääred nahast, keskel riidest, meil on siin puitu, meil on siin muidugi võib-olla natuke naljakas, meil on siin vändaga aknad, aga on nagu on, et see, ma arvan, pigem see on haruldus SLC puhul. Ja tõesti, et kõik kaameras filmib, et kõik see, mida on vajalik näha juhil, et kõik see on ilusti nähtav ja rool on võib-olla natuke kentsakas, niisugune suur, aga noh, nagu öeldakse, ju ta siis täitis oma eesmärk nii, nagu ta täitma pidi. Teeme ära siis ka selle nii-öelda eksperimendi, et kas siin autos on mugav ka taga istuda, nii nagu eesmärk oli. Ja ma siis näitan, et praegu ees istun ma täiesti normaalselt, mul on ruumi. Ja nüüd ma lähen siis nii-öelda istun enda taha, poen sisse, kõik on mugav, tõmban istme endale jalga ette tagasi ja mul on siin tõesti mugav. Mul on siin jalaruumi, mul on siin pearuumi, nii et noh, nagu ikka, näpud püsti. Et me näitame ka ära, mis siis nii-öelda peitub kalul kõhus, et siis nagu mainitud sai, siin on 2,8 liitrit ja rida 6 mootor ja siin nüüd peaks olema 136 kilovatti, mis on vist 185 hobujõudu. Ja kui näha, siis on tegu siis mootoriga, millel on 2 nuppuvelli. Ja ma korra mainin ka ära, et palju neid autosid müüdi. Et kokku müüdi siis SL ja SLC mudeleid 300 000 ja natuke peale, millest SLC osakaal oli 62 000 midagi. SL toodeti siis 237 000 ja mõni hükk rohkem. Nii et nagu näha, mõlemad mudelid olid väga populaarsed. Et lubasin ka siis tagasisidet selle osas, et kuidas on SLC-ga sõita kõrlistel teedel ja ütlen kohe ära, et on hea. Et see üllatavalt hea. Auto püsib hästi teel ja ma ütleks isegi niimoodi, et kuigi tegu on suure autoga, nii-öelda ikkagi GT autoga, on isegi täitsa nauditav. Et nii-öelda niisugune tunne, nagu sõidaksid see vanema sportliku autoga. Nii et SLC puhul juhitavus, teelpüsivus, sõidutunnetus on kõik väga hästi paika saadud.